Üks asi, mis mulle viimasel aegadel tundub, eestlased kardavad hirmsasti, kui sa enam alkoholi osta pärast kella 10 või püha pealt, see tundub miski pärast selline suur rahvuslik hirm olevat. Aga eestlased, ma arvan, nad kardavad teiste silmis häbisse jääda, nad kardavad sipakene teistsugused olla, nad kardavad seda, kui nad ei kuulu hulka või kui nad peavad kuuluma vähemusgruppi. Mulle tundub, et see on üks selline eestlase hirm, kangesti tahab olla selline nagu kuskil, ütleme nii jutumärkides moeajakirjas kirjas on. Ma mäletan kord lõbustasin ennast sellega, vanasti me reisisime rohkem maailmas, ma lõbustasin ennast sellega oma abikaasaga koos, et me vaatasime lennujaamas, et mis maalt see inimene võiks olla. Ja kui aega tuli siuke hästi prinkis, kenade küntega, hästi make-upiga üle löödud, kõik siuke tunne nagu moelavad, siis me mõtlesime nii, see peaks olema kuskilt idablokist ja nii edasi ja tõesti nii ta oli, et sellised ülejäänud läänemaailma inimesed olid suhteliselt lõdvad ja nad ei olnud niivõrd teadlikud või pinges oma välimuse poolest, aga see inimene oli nagu hästi selline iga hetk, kui ta ringi liikus, siis õhkas temast seda, et ma olen väga korrektne, ma kuulun hulka, ma olen täpselt nii nagu moeajakirjad ette näitavad. Ehk siis, kui sa julged olla see, kes sa oled, julged olla vaba. Ma arvan, et me kardame võimaluse piirel kõiki. Sellepärast, et kui me vaatame, siis alati on olemas mingisugune välisvaenlane, mis on omamoodi kurb, et just nagu me ei saaks ise ennast defineerida, kui ei oleks välismaalasi olemas, antud juhul siis eelkõige venelasi. Aga samamoodi kardetakse, et tulevad ameeriklased ja on ka juttu soomlastest aeg-ajalt ja lätlastest, ühesõnaga kõik see on olemas, lisaks muidugi me kardame ise ennast, sest eestlane on eestlasele hunt ja muu selline. Aga teisest küljest ma ütlen, et selline teatud oht, et see on iseenesest ohutunne ja hirm, see on kasulik tunnetus. Kui see täiesti ära kaob, siis me lihtsalt ei pruugi märgatagi seda tõelist ohtu.